Tere, armas teeline! On jälle mõtiskluse aeg. Tänasest alustan uue seeriaga, milline põhineb Pauluse kirjadel, esimese ja teise Korintuse kirjadel. Inglise missionär William Carey tavatses öelda, et kulude katmiseks parandas ta jalatseid, aga tema põhiametiks oli evangeelium kuulutamine. Mis on evangeelium? See on hea sõnum igale inimesele, kes siin maal elab. Aga paljud inimesed ei tea sellest mitte midagi. Minu ja sinu elu ülesanne ei ole mitte hästi ära elada, vaid meie ülesanne on täita see roll, mille issand on meile andnud ja jätnud. Juba enne, kui me olime sündinud, oli Jumalal plaan sinu ja minuga. Meie eesõigus on astuda Jumalaga lähedasse osadusse, et see plaan saaks teostuda. Niisiis sel nädalal heidame pilgu Pauluse evangeeliumi tööle Korintuse linnas olevas koguduses. Nagu näha, oli selles koguduses kuhjaga probleeme, tihti sarnased nendega, milledega mitmed kogudused tänapäevalgi maadlevad. On tõsi, et igaüks, kes on mõnda aega olnud kristlane või tegutsenud kusagil koguduses, võib küsida, oled sa kunagi näinud rühma kristlasi, kellel pole ainsatki probleemi? Ma arvan, et sa mõistad, et vastus on ütlematagi selge. Seal, kus on inimesed, seal on ka probleemid. Kuid Pauluse identiteet ei põhinenud mitte sellele, et ta oli osav kõnemees, vaid sellele, et Jumal oli teda kutsunud. Jumal kutsus teda kindlaks ülesandeks. Ja esimese Korintuse raamatu 1. peatükk ja 1. salm ütlebki, et Paulus, Jumala tahtel kutsutud Kristuse Jeesuse apostel ja vend Soostenes. Mis asi on siis Jumala kutsumus? Kui keegi on Jumala poolt kutsutud, Paulus rõhutab, et ta oli kutsutud apostliks. Ta ei olnud ise hakanu, seetõttu, et tal polnud midagi muud teha. Tema kutse pärines Jumalalt, mitte inimlikust ambitsioonist. Ja Galaati 1. peatükis ütleb ta, Paulus apostel mitte inimeste poolt valitud ega ühegi inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi. Niisiis, põhiline, mida me siin saame öelda, on see, et meie kutsumust ei kinnita inimesed. Selle on seadnud Jumal meile. Jumal on andnud oma korralduse. Jeesus on saatnud meid maailma. Rooma 1. peatükis öeldakse Paulus Jeesuse Kristuse sulane, kutsutud apostliks, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi. Sa panid tähele siin võõrsõna apostel. Mis asi see apostel siis on? See on tuletatud kreekakeelsest sõnast, mis tähendab läkitatu, keegi, kes on läkitatud. Pauluse teenimine ei olnud lihtsalt identiteet, see oli ülesanne. Tema saadeti sõnumi ja missiooniga, nii nagu sina ja minagi täna oleme. Põhitõde seisneb siin selles. Kutsumus määratleb, kes sina oled, aga ülesanne määratleb, mida sina teed. Niisiis, mis oli Pauluse kutsumuse allikas? Galaatia 1.15 ütleb, aga kui oli sellele meelepärane, kes mind mu ema ihust valis ja oma armu läbi kutsus. Aga see Paulus ei olnud selles küsimuses mitte mingisugune ainulaadne eksemplar. Prohvet Jeremia ütleb oma 1. peatükis, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind, ütleb Jumal, ja enne kui sa emaüsast väljusid, pühitsesin mina sind. Ma panin sind rahvaile prohvetiks. Niisiis, sa panid tähele, enne kui keegi on sündinud, on ta juba Jumala poolt valitud, täitma konkreetset ülesannet. Aga kas sina tead, milleks sa elad? Mis on sinu ülesanne siin, kus sa praegu oled? Pauluse kutse oli Jumala poolt planeeritud. See oli Jumala armul põhinev, mitte ära teenitud. Jeremia 29. peatükk ütleb ja toob meieni Jumala sõnad, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust, nii ütleb Jumal. Just nagu Jeremia kutsuti enne sündi, niisamuti ka Paulus eraldati juba enne tema sündi siia maailma. Kuid Pauluse elus oli hetk,
mis kinnitas tema kutsumust. 1. Korintuse 15 ütleb, aga pärast kõike tema, see tähendab Jeesus, ilmus ka minule kui äbarikule, sest mina olen apostlite seast kõige väiksem, kes ei ole väärt, et mind apostliks hüütakse, sest ma kiusasin tagasi Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen mina, mis ma olen. Ja see arm minu vastu ei ole olnud tühine, vaid ma olen palju rohkem tööd teinud kui nemad kõik. Aga mitte mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Sa paned tähele Pauluse tunnistust. Olgu nüüd mina või olgu nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete ka teie saanud usklikuks. Pauluse apostlikuks saamine sai kinnitust järgmisel moel. Esiteks, isiklik kohtumine Jeesuse Kristusega ja siis tema elu muutev kogemus. Kohtumine Jeesusega, sellest hargneb kõik, kogu elu. Kuid Paulus ütleb enese kohta, et tema on Jeesuse apostel, ehk siis Jeesuse poolt läkitatu. Tiituse 1. peatükis ta ütleb, Paulus Jumala sulane, Jeesuse Kristuse apostel ja Jumala valitute usu ja tõetunnetuse järgi, mis vastab Jumala kartusele. Pauluse apostelik identiteet hõlmab seda, et ta oli läkitatu, Kristuse sulane, evangeeliumi kuulutaja ja tõe õpetaja. Seega kõik, mida Paulus tegi, osutas tegelikult Jeesusele. Ja 2. Korintuse 2. peatükis ta ütleb, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödut. Kui sina kavatsed minna oma sõprade juurde, siis pea meeles, Jeesus Kristus on keegi, kes ulatub inimsüdameteni. Jeesus Kristus oli Pauluse elu keskpunkt. Ja oluline tähelepanek siinjuures on järgmine. Jeesust mainib Paulus korduvalt. Seda on külluslikult mainitud tema tervituse osades. Isegi korduvalt Paulus räägib Kristusest, Jeesusest, temast. Temas on kõik. Paulus ei olnud keegi, kes üksnes jutlustas Kristusest. Tema elust peegeldus Kristus. Tema meel oli täidetud Kristusega. Tema elus oli tunda Kristuse kohalolu, Kristuse missiooni ja Kristuse armastust. Kui keegi tahab teada, milline on minu kutsumus, siis seda saab määratleda 3 punkti kaudu. Esiteks, kutsumuse aluseks on Jumala sõna. Kutsumus ei ole kunagi vastuolus püha kirjaga. Teiseks, kutsumust saab tuvastada sisemise veendumuse järgi. See on sügav, püsiv koorem või ka võlakoorem ja ind jagada Kristust. Ja 3, avanevad võimalused. Uksed, millised Jumal avab ja mis on kooskõlas jumalike plaanide eesmärkidega. 4, vaimulik elu vili. See on elu, mida sinu mõju mõjutab sinu lähedasi. Ja ka lõpuks kinnitus, milline on sinu elu motiiv ehk see, mida inimesed tunnetavad. Kutsumus muutub selgemaks, kui sa kõnnid koos Jumalaga. Niisiis meie palve võiks olla, Issand, aita mul liikuda segadusest selguse juurde, mürast kutsumuse juurde, religioonist suhtesse sinuga. Ja me võiksime julgelt öelda, räägi, Issand, sinu sulane kuuleb. Töö on mõeldud meie vajaduste rahuldamiseks, aga Jumala kutsumine on mõeldud meie hinge
pühitsemiseks. Pauluse teenistus oli väga mitmekülgne ja siin on mul lahti kirjutatud 7 õppetundi Pauluse teenistusest. Nii kui ma juba ütlesin, Paulus oli kutsutud jagama evangeeliumi, aga seda eriti paganatele. Apostlitegude 9. peatükk kirjeldab seda, mis toimus Saulusega teel Damaskusesse, kui ta oli ametis kristlaste tagakiusamisega. Sellel teel kohtus Saulus Jeesusega. Sellest kohtumisest alates kaotas Saulus nägemise. Ja Apostlitegude 9. peatükk ütleb, aga issand ütles Ananiasele, mine, sest tema on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ning Iisraeli laste ette. Ja siit esimene õppetund. Vasta kutsele. Kui Jumal sind kutsub, siis vasta talle. Pauluse mõju varakristlikus koguduses oli tuntav. Seda me näeme isegi tänapäev. Tema oli üheks peamiseks isikuks, keda Jumal kasutas kujundamaks Kristust sedavõrd, et sellest sai globaalne evangeeliumi keskne liikumine. Paulus viis evangeeliumi paganatele, selgitas evangeeliumi sõnumit, ta haakis selle lahti legalismist ehk käsumeelsusest, ehk siis sellest hoiakust, et mina teen nii, see on õige ja siis ongi kõik korras. Kaugel sellest. Ta rajas kogudusi, ta kirjutas kirju kogudustele, ta aitas kujundada doktriine, koguduse praktikat ja kristlikku eluviisi, määratles koguduse elu ja juhtimist. Ja mida Paulus veel tegi, ta juhendas tulevasi juhte. Teine õppetund, mida me Pauluse teenistusest leiame ja mida me selgelt näeme. Jäta alati tulemused Jumala hoolde. Tihti mõõdame edu numbrite, kulutatud aja, kulutatud vahendite ja mõni isegi teeb seda Exceli tabeli abil. Kuidas mõõdame pühavaimu tööd? Pühavaimu töö on ilmne. Tulemuseks on kogudused, mis on rajatud igas kohas, kus evangeeliumi kuulutaja tegutses. See on, mis annab tunnistust pühavaimu tööst. Apostlitegude 17. peatükk ütleb, aga kui Paulus Ateenas neid oli ootamas, ärritus tema vaim temas, kui ta nägi linna ebajumala kujusid täis olevat. Ent ta kõneles nüüd koguduse kohas juutidega ja jumalakartlike inimestega ja turul iga päev nendega, keda ta kohtas. 3. õppetund. Igal pool levita evangeeliumi. Kõikjal. Jeesuse jagamine on elustiil. Paulus jagas oma tunnistusi nii neile, kes olid juba Kristuse leidnud, kui ka neile, kes ei teadnud Kristusest ei maad ega musta. Ta jagas oma tunnistusi sünagoogis nii juutidele kui ka paganatele. Ja mõningates tõlgetes öeldakse jumalakartlikele kreeklastele. Ta jagas oma tunnistusi koguni turuplatsil. Mõtle hetkeks, millest sina oma tuttavatega või juhuslikult inimestega turuplatsil räägid? Kas hindadest, poliitikast või Jeesusest? Paulus rääkis Jeesusest. 4. õppetund. Tunnista järjepidevalt. Paulus rääkis turul iga päev, nii ütleb pühakiri. Ta rääkis iga päev Jeesusest. Apostlitegude 17. peatükk jätkab ja mõned epikuurlaste ja stoalaste mõttetargad vaidlesid temaga, ühed ütlesid, mida siis see loba suudab öelda, aga teised jälle, tema näib kuulutavat võõraid vaime, sest ta jutlustas neile Jeesusest ja ülestõusmisest. Ja nad võtsid ta kinni ja viisid ta Areopaagi ning ütlesid, kas me võiksime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa õpetad? Ja siit 5. õppetund. Lase Jumalal uksed avada. Ära lõhu võõraste uste taga. Jumal teeb uksed lahti. Kas Paulus oli avaldanud soovi Areopaagil kõnelemiseks? See oli ju Jumal, kes avas ukse, tema ustava ja järjekindla tunnistuse tõttu.
Pauluse jutlustamine Ateenas jõudis punkti, kus teda veeti Areopaagi, kus tavapäraselt kõnelesid mõjukad mõtteliidrid, jagades volitusi juriidilisteks, religiooni ja poliitilist küsimusi lahendama. Ateena oli täis templeid ja valejumalaid. Ja üks iidne kirjanik ütles, Ateenas on lihtsam leida mõnd jumalust kui inimest. Et Ateenas oli üle 30 000 jumala. Aga loeme edasi Apostlitegude 17. peatükist. Aga Paulus seisis keset Areopaagi. Kuidas tema sinna sai? Jumal viis ta sinna ning ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete igapidi väga jumalakartlikud, sest ma olen läbi minnes ja teie pühipaiku vaadeldes leidnud ka altari, mille peal oli kirjutatud tundmatule jumalale, keda teie nüüd tundmata teenite, teda kuulutangi mina teile. 6. õppetund. Aseta alati evangeelium konteksti. Alusta sellest, mida sinu vestluskaaslased ja kuulajaskond teab ja ühenda see nende jaoks tundmatuga. Tee Jumala sõna tõde oma publiku jaoks ajakohaseks, asjakohaseks, ilma et tõe sõnumit kompromiteeritaks ja või koguni moonutataks. Apostlitegude 17. peatükk jätkab, Jumal on küll niisuguseid tundmatuse aegu sallinud, kuid nüüd ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama. See on Jumala sõnum. Meil ei ole vaja isegi sõnumit välja mõelda. Jumal on meile andnud kõik, mida me peame rääkima. Ja 7. õppetund. Tee üleskutse otsustada iga kord, kui sa kellegagi kohtad. Ära arva, et pole sünnis esitada üleskutset meeleparandusele või pole sünnis teha üleskutset tõde vastu võtta. Selleks sa oledki kutsutud. Aga nüüd vaatleme lähemalt Korintust. 1. Korintuse 5. peatükis öeldakse, ma kirjutasin teile ühes kirjas, jätkab Paulus, et ärge suhelge kõlvatutega. Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või ahnete ja riisujate või ebajumala teenijate kohta, sest muidu peaksite maailmast ära minema. Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge sellisega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne või ebajumala teenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi. Korintus oli antiikmaailmas edukas kaubanduskeskus. Roomlased hävitasid linna 146. aastal enne Kristus ning Julius Caesar ehitas selle Rooma kolooniana üles 44. aastal enne Kristust. Uus testament räägib seega Rooma Korintusest. Pauluse eluajal oli Korintus üks Ateena konkurente ning isegi edestas Ateenat mõnest küljest. Korintuses oli 2 tähtsat sadamat, mis hõlbustasid kaubavahetust ning aitasid kaasa kaubanduse arengule. Paulus valis Korintuse just linna tähtsuse ja hea asukoha pärast. Seega avanes võimalus evangeeliumi levitamiseks. Kui evangeeliumile pannakse Korintuses kindel alus, siis on kergem seda edasi viia ka muudesse maailma osadesse. Korintuse õitsval kaubandusmaastikul sai Paulus ennast ka kergemini ülal pidada telkide tegemise ja müümisega sel ajal, mil ta linnas evangeeliumi kuulutas. On ju ilmselge, et missionärina on vahel raske suures ja jõukas linnas tegutseda. Korintost iseloomustas meeletu uskude paljusus, mis avaldus linna püstitatud arvukates pühakodades. Austust avaldati muu hulgas sellistele jumalatele nagu Apollo, Ateena ja Afrodite, ühtlasi kummardati seal ka Egiptuse jumalaid Serapist ja Isist.
usulisele segadikule lisaks oli Korintus tuntud seksuaalse ohjeldamatuse poolest. Kreeka geograafi ajaloolane Strabo mainib, et Afrodite kummardamisega tegeles Korintuse templis 1000 pühitsetud prostituuti. Kuigi paljud õpetlased suhtuvad öeldusse kahtlustavalt ja seovad selle väite ateenlaste Korintuse vastase propagandaga, oli antiikmaailmas rituaalne prostitutsioon täiesti tavaline asi. Seksuaalne ebamoraalsus oli Korintuse probleem nagu mujalgi maailmas juba tänapäeval. Ebajumalateenistus ja ebamoraalsus olid igapäevaelu osaks ning see kurb tegelikkus selgitab suurt osa korintlastele saadetud esimest ja teist kirja ja selle sisu. Kuid issand ütles, minul on selles linnas veel paljusid. Pauluse teenistus Korintuses, Apostlitegude 18. peatükk, siin arutleb Paulus sünagoogis, veenab juute ja kreeklasi, Siilas ja Timoteos saabuvad tema juurde. Paulus tunneb innukust tunnistada, et Jeesus on Kristus, kuid see tekitas suurt vastuseisu. Paulus eraldub ja pöördub paganate poole. Selle tulemuseks Krispus usub. Paljud korintlased usuvad ja saavad ristitud. Ja see tähistabki Pauluse teenistuses suurt muutust. Muutus tulenes sellest, et Paulus valis, kuidas tõde esitada. Piibel ütleb, et ta arutles sünagoogis. Tõde ei ole midagi, mida me peaksime kellelegi peale sundima. Seda mõistetakse siis, kui me vabalt selle üle arutleme oma vestluskaaslasega. Kuid selle juures ärgem olgem eksitatud ja teadkem, et sõprus on see alus, millelt saab üldse edasi astuda. Pauluse juurde tulid Siilas ja Timoteos. Tõenäoliselt tõid nad julgustust, tuge ja ka ressursse Pauluse jaoks. See elustas Paulust veelgi, ta sai jõudu ja energiat, sest sõpruses peitub jõud. Ühenduses peitub jõud. Aga mida teha siis, kui tõde lükatakse tagasi? Paulus tunnistab, et Jeesus on Kristus. Paljud inimesed hakkasid Jumalat pilkama, kui nad evangeeliumi sõnumit kuulsid. See oli tahtlik tagasilükkamine, mitte põhjustatud tõendite puudumisest. Mattuse evangeeliumi 26. peatükis me saame lugeda Peetruse salgamisest, kui temalt küsiti, et kuule, sina oled ka olnud selle mehega, kes on praegu vahi alla võetud. Ja Peetrus väitis, ei, ma ei tunne seda inimest. See näitab meile seda, et tagasilükkamine tõukab inimese kaugele eemale sealt, kus ta enne viibis. Jumal julgustab igat töötegijat. Apostlitegude 18. peatükis issand ütles, ära karda, sest ma olen sinuga. Mul on palju rahvast selles linnas. Ja nii oligi Pauluse tööga. Evangeelium levis ja see toimis nii kuulaja kui ka jutlustaja elus. Jumalal on palju inimesi meie ümber, kes on valmis tõde vastu võtma. Isegi vastuseisu korral, isegi siis, kui sõnumitooja tunneb end väga nõrgana. Kuid mida me võiksime teada? Me võime teada seda, et me peame jätkama rääkimist, jätkama usaldamist. Jumalal on ikka veel inimesi ja me ei saa julgust kaotada, sest me oleme selleks kutsutud. Mida me loeme siis veel Pauluse kirjadest korintlastele?
Esimese Korintuse 1. peatükis saame lugeda: kuid Chloe pere, mu vennad on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Ma räägin sellest, et igaüks teist ütleb, mina olen Pauluse poolt või mina olen Apollose poolel või mina olen Keefase poolel või mina olen Kristuse poolel. Kas Kristus on siis mitmeks jagatud? Kas Paulus löödi risti teie eest või ristiti teid Pauluse nimesse? 1. Korintuse 4. peatükis Paulus ütleb, ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid et teid manitseda nagu oma armsaid lapsi. Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge sellisega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne või ebajumala teenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi. Kui keegi tundub end olevat prohveti või vaimu saanu, küll ta siis tunneb, et see, mis ma teile kirjutan, on issanda käsk. Aga kõik sündigu viisakalt ja korra järele. Meie kiitlemine on just see. Meie südametunnistus võib tõendada, et oleme käitunud siin maailmas, eriti ka teiega suheldes, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus. Selleks ma ju kirjutasingi, et läbi katsuda teie meelsust, kas te kõiges olete kuulekad. Ma kardan aga, et nõnda nagu madupetti seevat oma kurikavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. Paulus oli Efesuses, kui ta kirjutas esimese kirja korintlastele. Chloe pere andis talle teada, et Korintoses ei läinud asjad kuigi hästi. Paulus käsitleb esimese kirja 1. 6. peatükis Chloe perelt saadud teemasid. Nende probleemide hulka kuuluvad kildkondlikkus, seksuaalne kõlvatus, kohtuasjad ja prostitutsioon. Paulus sai ka konkreetseid küsimusi sisaldava kirja ja tema vastuse leiame 7. peatükis ja sealt edasi. Küsimused puudutavad abiellumist, abielulahutust, tsölibaati ehk siis tõotust mitte abielluda, ebajumalate ohverdatud toitu, käitumist jumalateenistusel, vaimuannete kasutamist ja väärat arusaama ülestõusmisest. Korintuse kogudus oli väga probleemne ja ebaküps. Võib-olla on ka sinu kohalikus koguduses palju probleeme. Küllap oli Korintuse koguduses lugu paljustki hullem veel. Pauluse esimene kiri oli korintlastele väga kohane ka meie aja jaoks. Eks seisame ju meiegi tänapäeval paljudes oma kogudustes mingil määral silmitsi samade teemadega. See kiri on meie jaoks väga kõnekas. See on apostli üks kõige õnnistusrikkam, õpetlikum ja mõjuvam kiri. Paulus võis korintlastele saata kokku 3 või 4 kirja. Ta kirjutas esialgse kirja enne esimese Korintuse kirja, aga see on kaduma läinud. Enne teist kirja korintlastele saatis ta neile kirja, millele õpetlased viitavad kui karmile kirjale. Aga ka see on kaduma läinud. Osade teoloogide meelest on Pauluse karm kiri hoopis esimene kiri korintlastele või arvatakse, et kõnealune kiri on osaliselt olemas 2. Korintuse kirjas. Pauluse teisest kirjast korintlastele saame aru, et Korintuse koguduse liikmeid mõjutas ümbritsev ühiskond. Näiteks väärtustasid nad konkurentsi, võimu ja rikkust. Kõik see võib meie koguduses pingeid tekitada ka tänapäeval. Seevastu püüdis Paulus kujundada Kristuskeskset maailma nägemist läbi evangeeliumi prisma. Kui oluline on, et meiegi näeksime tänapäeva maailma läbi evangeeliumi prisma, mitte nende normide järgi, mida meile meedia ja ühiskond sisendab. Õppigem vaatama ja nägema nii, nagu piibel seda näeb. Peatse kohtumiseni, õnnistatud päeva sulle!